No tegelikult mulle tundub, et see nali hakkab juba ära kuluma, et me oleme siin liimpuid kilpide riiulite vahel justkui millestki muust mehitega, aga no pole midagi teha. Liimpuid kilp on lihtsalt niivõrd universaalne ja hea materjal erinevateks hobiprojektideks. Seekord võtan ma saarepuu kilbi 30 mm paksuse ja teen sellest ühe riiuli. Tänase riiuliprojekti eripära on see, et prooviks teha riiuli, mis on seina kinnitatud nii-öelda nähtamatult, et tal ei ole all mingisuguseid nähtavaid kandureid, ta ei ole kuskil külgede pealt kinnitatud ega istu mingisuguste naelte või kruvide otsas. Selle jaoks on tegelikult kaubandusvõrgus saada sellised spetsiaalsed riiulikandurid, mis jäävad lõpuks siis riiuli sisse peitu. Koosnevad 2 tükist, on nii-öelda selline lehtmetallist detail, mis kruvitakse seina peale ning siia sisse siis omakorda kruvitakse selline pulk. Ja see pulk on siis see, mille otsa see riiul pannakse. Ehk siis riiuli sisse tuleb puurida auk, mis ühtib selle metallist pulgaga ja tegelikult sinna peale seisma jääb. Keerukaks teeb selle projekti nüüd see, et esiteks, et metallist avad peavad olema väga täpse koha peal ja teiseks kogu see ülejäänud konstruktsioon, see peab ka jääma tegelikult sinna riiuli sisse ikkagi siis peitu. See eeldab riiulit teatud paksust ja sellepärast meie riiuliplaadi paksuseks valisimegi 30 mm liimpuit kilbi. 30 mm on täpselt selline mõõt, kuhu sisse meil ilusti see detail ära mahub. Hakkame otsast peale, algatuseks märgime peale aukud asuvad. No, puurimiseks on kõige parem muidugi kasutada puurpinki, sellepärast et puurpingist saab selle augu kindlasti otse alla puuritud. Küll aga kuna meil tegu on nüüd sellise riiuliga, mis ise võib natuke kõikuda, siis tuleb veenduda, et me seda hoiame üsna hästi paigas, et see auk ikkagi meil üsna sirgelt siia sisse tuleks. Kuna puurpingi käik ei olnud päris nii pikk, kui meil vaja, siis ma pean käsipuuriga seal natuke üle tegema. Pean veenduma, et mul see augu sügavus oleks ikkagi piisav ja tegelikkuses mul ongi vaja nii-öelda selle puuriga lasta nii sügavale, kui vähegi lasta saab. Augu osas me muretseme pea, et see nüüd viltu läheb, sellepärast et tegu on kõva puiduga, siin on piisavalt sügav auk sees. Nüüd ta juba läheb otse edasi. See oli lihtne osa. Keerulisem osa on saada siia sisse nüüd need süvendid selle jaoks, et me saaksime siia kogu selle ülejäänud konstruktsiooni sisse mahutada, sest nagu näha, siis hetkel ei ole just peidetud kinnitus ehk peidetud riiulikandur. Nüüd selleks, et siia neid avasid teha, kasutame loomulikult freesi, selle jaoks kõige mugavam tööriist ja ma olen endal freesile teinud sellise spetsiaalse rakise. Ma räägin mõne sõnaga, millest see rakis koosneb. Alumine külg rakisest on selline, kus on sees soon, mis on täpselt sama lai kui paks on minu materjal. Selle ma tegin selliselt, et liist või see nii-öelda vineeriplaat oli mul siin selle riiuliserva peal ja siis ma kleepisin alla tükid juurde. Selliselt saab kõige täpsemalt selle õige laiuse mõõtmiste ja selliste asjadega suure tõenäosusega jääb kas loksuma või ei lähe see nii-öelda soon täpselt siia riiuliserva peale. Nüüd oluline oli ära märkida, kust kohast täpselt mul selle šablooni keskjoon jookseb. Selle ma tegin selliselt, et ma märkisin ära täpselt keskjoone siia alla riiuli peale ja siis kandsin selle üle endal siia selle šablooni peale, mille järgi ma sain paika panna juba kõige pealmised detailid. Ja põhimõte seisneb siis selles, et nende serva listukeste vahel hakkab jooksma minu frees. Frees istub täppi pealt siia vahele ja mul on pandud ka sellised nii-öelda stopp-klotsid, et see ava, mida ma lõikan, tuleks õige pikkusega. Ja nüüd ei jää mul muud üle, kui see šablooni ava keskjoon joondada endal täpselt selle olemasoleva augu sentriga ja siis peaks olema mul see auk õige koha peal. Kuigi mul on natuke lufti ka jäetud, et kui on mill sinna tänna, siis ei juhtu mitte midagi. Nõnda.
proovime kohe ära ka, kas meil siia sisse nüüd sobitub, sellepärast et see freesi ava on tegelikult väga täpne, aga lihtsalt selline freesitera oli käepärast. Nii, umbes täpselt ja selliselt see siin nüüd peitu jääb. Kui nüüd ette kujutada, et see on seina vastas, siis täpselt niimoodi see nähtamatu kinnitus siia jääb. Teeme teise kinnituse ka ja siis proovime selle asjaga seina keerata. Viimane sammuna ennem kui nüüd riiulit seina proovime, laseme esiserva natukene kumeramaks ka. See on nende väikeste käsifreesidega ikka ülilihtne töö. Seinakinnituste paigaldamisel on kõige olulisem vaadata seda vahemaad. Kuna need augud riiuli sees on üsna täpsed, siis siin nagu eriti lõtku ei ole. Kõrguste puhul saab siin hiljem veel ka natukene mängida, kuna need seinakinnitus kruvi avad on piklikud, mis tähendab seda, et kergelt saab seda asja timmida. Jah, aga laiupidi tuleb see üsna täpselt paika saada. Nõnda, riiul seinas ongi siin meie katse seina peal. Nüüd peamine mure, mis selle riiuliga tekib, on see, et kas see riiul püsib otse. No, kui ta on korralikult seina kruvitud, kui sein taga on tugev, nii-öelda kruvi püsib seina sees, ei tohiks ta kuskile minna. Küll aga võib-olla on tahtmine kohe algul juba riiulit natukene timmida, et kui ta ei ole päris täis nurga all, siis ka selle peale on tegelikult selle konkreetse kanduri puhul mõeldud. Ehk et kui nüüd seda kanduri pulka tugevamini siia selle seinakinnituse sisse keerata, siis ta surub ennast nii-öelda ülespoole. Ehk siis tegelikult ta hakkab tõusma üles. Ja no peamine mure nende riiulitega ongi see, et kui siia midagi peale panna, et kas ta natukene vajub alla, ehk siis see ravimeetod üleskeeramiseks on täiesti olemas. Üks moodus, kuidas riiulit seina panna. Riiulit saab ju panna 10 erinevat moodi seina, aga nähtamatu kinnitus on kindlasti üks asi, mis tänapäeval on üsna moes. Muide, käige kaubandusvõrgus ringi, vaadake, ehituspoodides on neid seina kinnituskandureid erinevaid. Kõigil on mingisugune väikene nüanss juures, kas ta on kuidagi teisiti reguleeritav või on ta kuidagi teisiti seina kinnitatav või on ta kuidagi teisiti siia selle riiuli sisse siis puuritav või paigaldatav. On lihtsamaid lahendusi, on keerulisemaid lahendusi. Ma oskan siit vaid kaasa soovitada, et proovige järele ja ärge kartke kodus ise riiulit seina panna.